Selle videoga algab ettevõtetele ja organisatsioonidele mõeldud sari YouTube sotsiaalmeedia turunduses. Räägin sellest, miks ja kuidas sa saad YouTube'i oma turundustegevuses ära kasutada. Aga alustame kaugemalt. Internetiturundus. Veidi lihtsustatult koosneb internetiturundus 3 osast. Esiteks, asukoht. Reeglina on selleks koduleht, aga mõnikord ka kampaanialeht või sotsiaalmeedialeht. Kui see koht on usaldusväärne ja sisukas, siis sa võid saada sinna külastajaid ka näiteks Google'i otsingumootori kaudu. Teiseks, sul on vaja inimesed sellesse kohta saada ja üheks parimaks ja soodsamaks lahenduseks on sotsiaalmeedia turundus. Aga miks ettevõtted kasutavad sotsiaalmeediat? Selleks, et saada kliente. Punkt. Organisatsioonide eesmärk on sõnumeid levitada, näiteks liikumisaasta. Aga kõik need, kes liikuma tulevad, on ka kliendid. Seega ettevõtted kasutavad sotsiaalmeediat selleks, et inimesed saada sotsiaalmeediast ära oma kodulehele või sellesse kohta, kuhu nad seda soovivad. Ja kolmandaks, lähme tagasi kodulehele, külastaja on vaja saada kliendiks ja väga hea, kui korduvaks kliendiks. Seega 3, mina räägin sellest keskmisest. 3 Gläser. That's the German sea. Ehk siis sellest keskmisest. Ehk siis peamiselt sellest, kuidas kasutada sotsiaalmeediat ja eelkõige sellest, kuidas kasutada YouTube'i, et saada YouTube'ist omale rohkem kliente. Aga natuke ka veebist ja teistest sotsiaalmeediakanalitest, näiteks Facebookist. 95% Eesti ettevõtetest kasutab peamise või ainsa kanalina Facebooki, 70% Instagrami, mõned seal LinkedIni, TikToki, TukTuki, Pinteresti, Twitterit, aga iga 4. ehk 25% juba kasutab YouTube'i. Ma ei ole päris kindel, kas see 25% loob ise sisu või teevad seda koostöös suunamudijatega või tehakse hoopis reklaami YouTube'is. Aga see ütleb ka meile seda, et umbes 75% Eesti ettevõtetest tänaseni YouTube'i ei kasuta. Ja nüüd lähme lõpuks teemasse, miks on YouTube oluline. Viimased 3 aastat on YouTube Eesti kõige populaarsem bränd. Teisel kohal oli eelmisel aastal Kalev, siis tuli Google, ERR, Swedbank, SmartID, Coop, Lidl, iPhone ja ETV. Ükski teine sotsiaalmeediakanal ei ole viimasel 3 aastal olnud Eesti brändi uuringus top 10 seas. Viimati oli Facebook 10. kohal aastal 2019. Siis filmiti Tallinnas Tenetit, koroonast ei teadnud keegi mitte midagi ja Eesti Rahvusringhäälingu ekraanil näidati endise presidendiproua paljast. Now the ass is in pain. Jätkame. YouTube'is sa saad pikemaajalisemat tähelepanu. Facebook on väga hea, kui sul on asjadega kiire. Sa jõuad kiiresti paljudeni, aga siis läheb see Facebooki seinalt kõigilt minema. Ehk kui sul näiteks kontsert on järgmisel nädalal, tooted on ainult paar tükki alles, siis Facebook on väga hea, et kiirelt jõuda paljudeni. YouTube on hea siis, kui saad müüda oma toodet ka näiteks aasta pärast või kunagi veel hiljem. Kolmandaks, YouTube'i sihtgrupp on palju laiem. YouTube'i vaatavad väga noored ja ka need, kes ei tea, mis vahe on TikTokil ja TukTukil. Mul on veel näppe. Google'i otsing. Kui sa tegutsed väga konkurentsitihedas valdkonnas, siis YouTube'i video võib olla see, mis aitab sul Google'i otsingus välja tulla. Võib-olla sa ei pea siis maksma nii palju Google'i AdWords'i eest, et oma kodulehe või linkidega Google'i otsingus esimeste sekka saada. YouTube'i video võib sul anda väikese eelise. Ja veel üks näpp. Video tekitab usaldust. Kui me üldse midagi internetis müüme, siis selleks on usaldus. Me tahame näha seda toodet või teenust või seda inimest, kes seda teenust pakub. Mida usaldusväärsem on see koht, seda suurem tõenäosusega me sealt tooteid ostame või teenuseid tellime. Aga miks siis ikkagi 75% Eesti ettevõtetest YouTube'i ei kasuta? Sest YouTube'ist ei osata mõelda kui sotsiaalmeediakanalist. Isegi Eesti digiturunduse ettevõtted teinekord ei pane YouTube'i sellesse nimekirja, kus on sotsiaalmeediakanalid. Ja sama teevad ka ettevõtted. Kodulehel on oleme sotsiaalsed, siin on meie sotsiaalmeediakanalid, selles on Facebook, Twitter, Pinterest, aga YouTube ei ole. Isegi sellisel juhul, kui ettevõttel on oma YouTube'i kanal olemas. Aga tegelikult ei ole vahet, kas YouTube on sotsiaalmeediakanal või ei ole. Selleks, et olla YouTube'is edukas, ja siit tuleb nüüd selle video kõige parem soovitus. Kuulab siia. Mõtle oma ettevõtte YouTube'i kanalile täpselt samamoodi, nagu sa mõtled oma ettevõtte Facebooki fännilehele. Pusletükid jooksevad iseenesest kokku. Kui sa tegeled sotsiaalmeedia turundusega, siis sa tead väga hästi, mis asi on Facebooki fännileht. Selles on päisepilt, profiilipilt, sein, kus on postitused ja kui sa sinna midagi postitad, siis sa üldjuhul mõtled väga hästi läbi, mis on see tekst, mis on need hashtagid, mis on need check-inid, pilt, lingid, kõik muud jutud. Mõtle täpselt samamoodi, kui sa midagi YouTube'i üles laed. Mõtle iga YouTube'i video puhul, et see on nagu Facebooki postitus.
sellele on vaja panna pealkiri, sellele on vaja panna pilt, sellele on vaja panna kirjeldus, lingid, hashtagid, asukoht ja kõik muud jutud. Kui sa Facebookis midagi postitad, siis sa agiteerid inimesi natuke reageerima. Hashtag agiteeri reageerima. Ehk siis viska like, pane kommentaar, share'i, tee midagi sellega. Täpselt samamoodi võiksid sa mõelda YouTube'is. Nagu näiteks selle video puhul. Kui sul see video meeldis, viska like, ei meeldinud, ära viska. Tekkis mõni mõte või küsimus, jäta kommentaar. Ei ole probleemi, ma ei kommentaari. Järgmises videos ma räägin, mis vahe on YouTuberitel ja ettevõtetel, kes kasutavad YouTube'i ühe oma turunduskanalina. Vaatab siia!